Hea sõber, tere tulemast sellele kanalile. Teema, millega täna tegeleme, on igialjas. Mis on elu mõte? Tõsi on see, et kui kaob mõte, kaob ka elutahe. Elamine ongi tegelikult kasvamine oma elu mõtestamises. Täna tegeleme lühidalt 5 kaasaegse filosoofi nägemusega elu mõttest. Alustan prantsuse eksistentsialismi nii-öelda popstaarist, Jean-Paul Sartrist, kes elas 1905 kuni 1980. Sartri jaoks on inimene lihtsalt see, kes ta on, sarnaselt mobiiltelefonile, lillele või kaljuseinale. Tähendab, inimese eksistents eelneb olemusele. Me sünnime ilma mingi kindla eesmärgita. Eesmärk, mille valime, on meie endi teha. See valik tähendab aga koormavat vabadust. Me oleme ise oma elu arhitektid, seega elu mõte sünnib pidevas tegutsemises, pidevas ehitamises, mis tähendab elu lõpuni kestvat iseenese ületamist. Jätkame teise prantsuse eksistentsialisti Albert Camus'ga, kes elas 1913 kuni 1960. Camus kirjeldab inimest pidevas mõttesõltuvuses viibiva olendina. Universum meie ümber on aga mõttetu ja ükskõikne. Me otsime tähendust, kuid maailm meie ümber vastab vaikusega. See on absurdne olukord. Camus julgustab meid seda absurdi aktsepteerima ja sellele vastu astuma. Ta leiab, et hoolimata universumi ükskõiksusest peaksime elama siiski kirglikult ja teadlikult. Hoolimata elu suure mõtte puudumisest peaksime leidma rõõmu lihtsatest asjadest, päikesest, suudlustest, tantsust, heast toidust ja jalgpallist. Elu ei pea olema tähendusrikas selleks, et olla suursugune, piisab, kui elu on intensiivne ja aus. Paul Ricoeur, kes elas 1913 kuni 2006, lähenes elu mõtte küsimusele hermeneutiliselt. Ta ei anna elu mõtte küsimusele ühte kindlat vastust, vaid läheneb sellele tõlgendamise, narratiivi ja enesemõistmise kaudu. Ta rõhutab, et inimene kujuneb ajas. Me ei avasta elu mõtet, vaid me loome selle mõtte aja jooksul. Me loome selle läbi lugude, mis meiega on juhtunud ja mida me iseenda kohta teistele jutustame. Kuid lugu, mida me endast räägime, sisaldab ühtlasigi ka vastutust teiste ees, sest see on seotud hoolimise, õiguse ja õigluse otsimisega. Ka Kanada filosoof Charles Taylor, kes sündis 1931. aastal, ei anna elu mõtte küsimusele ühest vastust. Samas tegeleb ta siiski autentsuse, identiteedi ja elu tähenduse otsimisega. Ta leiab, et elu mõte ei seisne mitte lihtsalt eneseteostuses, vaid autentses eneseteostuses. See aga tähendab, et me peaksime elama kooskõlas oma sisima arusaamaga sellest, mis on tõeliselt väärtuslik. Autentsus ei tähenda lihtsalt tee, mis sulle meeldib, vaid see nõuab pidevat dialoogi, kultuuri, traditsiooni ja kaasinimestega. Taylor võtab selle kokku sõnadega: elu on mõtestatud siis, kui inimene elab kooskõlas sellega, mida ta peab väärtuslikuks. Ja teeb seda kooskõlas teistega.
seega elu mõte ei ole leitav isoleeritult, vaid kujuneb suhetes teistega. Seda 5 mehe rida lõpetame juudi fenomenoloogi Emmanuel Levinase rangelt eetilise elu mõtte käsitlusega. Tema elas 1905 kuni 1995. Ta leiab, et elu mõte saab olla vaid eetiline ja keskenduda suhetele teiste inimestega, sest elu mõte seisneb eelkõige eetilises vastutuses kaasinimeste ees. Too teine, kes seisab meie ees haavatavana, on alati, nagu öelda, ülimuslik. Just selline arusaam annab ka meie enda olemasolule tähenduse, sest see teine katkestab meie enesekesksuse ja avab ukse lõpmatusele, mitte religioosses, vaid eetilises mõttes. Nagu näeme, Levinas ei anna elu mõttele lõplikku definitsiooni, kuid suunab meid eetilisele elule. Ta leiab meie elu kordumatu mõtte seisnevat hoolivas suhtumises kaasinimestesse. Muidugi võid küsida, aga mida õpetavad siis kristlased elu mõttest? Lühim vastus oleks, kristlik elu mõte on elada kooskõlas Jumala tahtega, kasvada armastuses looja ja loodu vastu ja valmistuda igaveseks eluks. See püüdlus peidab endas kutsumust elada tähendusrikast elu usus, lootuses ja armastuses, kuid see oleks juba omaette mõtiskluse teema. Suur tänu, et koos minuga kaasa mõtlesid, võib-olla said mõne hea mõttetera siit, aga kohtume järgmise korrani.